oskab ennast niimoodi hoida. See, kuigi selles kogukonnas on nii paljud peast päästjad, olgu siis kas füüsiliselt päästetöid tegemas, tuld kustutamas või kaasa mõtlemas, kaasa aitamas, toetamas. See on hämmastav ja see tagab selle kogukonna terve ja tervikliku olemise. Käru terviks. Pikaajalise kohusetundliku valveohutuse ameti pidamise eest 100. aastapäeval Käru Tõveli seltsis. Aga teine tubli roolikeeraja Enn Pärn. Me oleme praegu Lungus. Lungu töökoda on seal ja kui Majandile osteti tuletõrjeauto, siis veel Kärus depood ei olnud ja siis tuletõrjeauto oli täie varustusega ja veega seal töökojas. Tal oli eraldatud tahapoole otsa, et sai välja sõita tagumisest uksest. Siin on Käru 53. Esimesena jõudsid kohalikud Käru vabatahtlikud tõrjujad, kes olid lausa 5 mehega reede õhtul välja saanud. Ja kui meie siia jõudsime, siis nad olid abiks meil esiteks tee leidmisel siia. Nad on selline kõrvaline kant ja ei ole siin ennem käinud. Ja argnemised värgid olid juba maas, et vesi oli taga, kui meie juba tuli. Ongi 53 saanud siin. Elan siin samas ja ei teadnudki, et 53. Timo Tuis ja selle silli tõime Kärusse Hiiumaalt. Näha on, et aeg on nii kõvaks edasi läinud ja nii ägedad riiulid on ehitatud siia sisse. Kui omal ajal selle 53 oleks ka mingisugused sellised asjad olnud. On jah, päästa sai teate siis, kui juba ikkagi tuli oli päris oluliselt juba maja kahjustanud, aga kärumehed üsna siin kõige esimesed ligemal olejad jõudsid siiski päris suurt tööd alguses ära teha, et nii-öelda see esimene löök on päris tõhus olnud. Mehed said siin joad välja 6 mehega kohal, see on päris hea asi. Jõgi kõrval isegi seal mootorpump oli juba töösse jõutud rakendada, kui mina siia sain ja tublid. Eks tulevik ongi noorte päralt ja miks me ei peaks olema noorte meestega nõus.